tere hommikust, tere päevast, tere õhtust. Tavaliselt oleme siin vlogis rääkinud mõnnaka asju. Täna räägime hoopis teisest businessist, mida ma olen ajanud mingi 7-8 aastat, mis on mul nagu hobi ja suvine töö nimega Hekiprofid. Ma võtan teid siis täna kaasa. Tulime siia tegema ühte suuremat objekti. Laksti jõhkralt hekki. Oleme siin Vorbuse kandis Tartu külje all ja teeme siis ühe kliendi hekki, kelle juures me oleme nüüd käinud mingi 4-5 aastat. Saime täna just uued riided kõik kätte. Me näitame natukene, mida me siin täna teeme, milline hekk, kuidas me seda teeme ja nii edasi. Lõpus muidugi kõige tähtsam, vaatame kaua meil siin päris aega läheb ja palju ka raha saame. Heki puudust siin ei ole, enamasti siis elupuu-hekid, ma ei tea isegi kui palju meetrit seda on. Tööd on siin retsilt. Heki sõdalane Hugo juba möllab. No uks, näita taset. Au. Tänane eesmärk on saada see osa nüüd vähemalt ära, sest see on boonus, seda me ei planeerinud täna üldse teha seda objekti. Proovime selle külje siin ära teha. Let's get to work. Kogis. Nii, siin on veits jama teha, sest siin on kivid on alla laetud. Vajab natukene manageerimist siin. Suht okei. Tuleb ette vaatakalle. Tuleb, jah? Alguses nagu tunned, et peab astud peale, et terve see kuradi lendas. Siin tuleb rahulikult võtta. Nii, algus on väga hea olnud. Suht palju juba esimesest küljest tehtud. Korraga tutvustan, nagu me igal objektil päris ei viitsi teha mingit sisu, nii et täna me siis teeme täie rindel. Teeme selle väikse DJI-ga, siis teeme siit kaameraga, teeme sellise, pärast teeme paneme mingi 100 korda speed, et milline see tulemus jääb. Hekiprofid, stiil. Ma näitan, mis masinapark ka meil on. Mis mõttetud masinad meil on. Nali, tegelikult head masinad. Kui siin juba ühe päeva sisu teeme, siis teeme juba korralikult. Plaan on siis saada Facebooki Insta reklaamide jaoks midagi head uut ja siis üks selline Reelsi tüüpi video ka, mis on rohkem siuke point of view, mida ma selle kaameraga ka teen. Et siis on võib-olla mingi paaris kuuks nagu põhimõtteliselt turundussisuga rahumäes. Saime nüüd ühe hästi pika külje, saime ära teha nii pealt kui küljed. Emajõe ääres ideaalne, ise siia kunagi elama ei jõua tulla, aga põhimasin on meil selline stiil. HLA 66. Meil on tegelikult üks HLA 65 ka, see on natuke vanem ja tegelikult vanem oli isegi parem. Kui ma kunagi alustasin, siis olid meil kõik masinad olid bensiini pealt, aga siis sul on see mootor kogu aeg näos ja siis sa elad selle bensiini asjus, mis on suht rõve. Aga stiili akukad on ülihead, see on küll investeering, algus on investeering, sest akud on päris kallid ja laadid on kallid, aga lõpuks nagu see tasub nii ära, sest need masinad on lollikindlad, need mootorid peavad ülihästi. See üks väikene aku, kui ma sellega nagu annan täie rauaga minna, vabalt 3-4 tundi tööd, enne kui tühjaks saab. 250 € tükk umbes, profikasutuseks on nad nagu väga okeid. Aga ühesõnaga põhitöömasin päevast päeva on meil ikkagi see HLA 66. Pealt on tehtud, üks külg ka põhimõtteliselt tehtud. Teeme välimise külje ära ja see on vist tänaseks kõik. Kuidas rahul oled? Täitsa 5+, noh. Saad äge mees, Ugis. Ära muretsega, ma iga kord ei filmi ainult täna. Tänaseks hakkamegi vaikselt lõpetama. Homme siis tuleme tagasi, siis on sealt veel teha. Päike muidugi varjab, sealt veel teha. Päris palju tööd veel künda, aga ei, kõik on fine, oleme tempos ilusti. Uus päev, uus võimalus pügada hekki. Ilm on täna suht sitt, aga mis seal ikka noh. Meil on siin siuke korralik Hekiprofi hommikusöök, äike piruhkas kodujuust ja huks on täiesti valmis. Eile sai meil siis kõik see pikk tagumine osa tehtud. Taga need smaragdid ka viisakaks teha. Hugo ongi viimane külg siit teha. Pealt on tehtud, teiselt poolt on tehtud. Hugo teeb ära selle külje ja mina pean siis need tegema pealt nagu ilusti sirgeks. Siit veel pean natukene võtma maha. See osa on liiga kõrge, siit võtan veits maha. Käed on ikka täitsa nuudliks ära tõmmanda. Peaegune. Tulemus on ju fantastiline. Nii mu sai telefoni aku sai tühjaks. Me põhimõtteliselt seal oleme kohe lõpetanud, seal võtan kohe kokku asja. Naabrimees kutsus enda juurde ka, et tal on sellised smaragdid, mis on nagu üle kasvanud, siis ta tahtis lihtsalt nagu pealt sirgeks. Mina praegu tegelen sellega, Hugo lõpetab seal veel viimased külgi ja mingid viimased otsakesi. Siis saame lõpuks kokkuvõtte ära teha ja saab nädalavahetust nautima. Tehtud, kõik on tehtud. Huksipügame ka ära. Ma käisin veel naabri juures, tegin seal ka ühe väikse objekti ära. Kokku siis ütleme, et 6 tundi nägu ehk siis 12 tundi kokku.
kokku, raha saime, siit saime 350 ja teiselt objektilt sain 100, 450 siis saime kokku 12 tunni eest, mis on meie praeguste hinnastandarditega võrreldes on see muidugi väga madal hind, aga kuna inimene on mind siin 3 või 4 aastat olen ma tal püganud, need samad hekid olid siin mingid pisitilluksid, kui ma alustasin. Ja kuna inimene on mind usaldanud 3-4 aastat siia käima ja hooldama, siis ma küll natukene hinda tõstsin, aga pigem vähe, sest see on minu jaoks nagu suur väärtus, kui inimene tahab uuesti kutsuda meid. Et jah, need hekid küll kosuvad, järgmine aasta küsin jälle grammikene juurde, aga püsikatele üldiselt ikkagi proovin hoida sükest head hinda. Mul endal oli päris fun seda teha, mul juba oli ideid ka, mida võib-olla järgmises vlogis teha ja kuna me neid hekke kütame siin nüüd terve suve, et andke kommentaarides teada, et kui selline sisu nagu tundub iseenesest lahe ja vaadatav, siis ma võin vabalt selliseid videosid teha, et mul oli endal ka päris äge. Kui kellelgi on hekki vaja pügada, siis minge hekiprofit.ee, mul on loodud selline spetsiaalne kalkulaator, kus põhimõtteliselt 1 minutiga saad oma hinnapakkumise. See ei ole küll nagu kindlasti lõplik, see oleneb, kui keeruline see hekk on, kui pikalt ta pügamata on, mis tüüpi hekk ja nii edasi, aga mingisuguse aimduse saate kätte. Igatahes hea, mul oli fun, loodan, et teil oli ka fun ja bye!